Kui olete oma arengukava eesmärgid ja tegevused üle vaadanud ning välja selgitanud, kus võiks vaja minna lisatuge Erasmuselt, siis järgmine küsimus on, kuidas muuta need suured ideed konkreetseteks eesmärkideks. Võtame ühe näite. Arengukavas on kirjas, et koolil tuleb suurendada hübriidõppe korraldamise võimekust ning selleks on vaja parandada õpetajate oskusi ja teadmisi. See on juba teie tõendatud vajadus. Kuidas muuta see Erasmus+ eesmärgiks? Siin tuleb appi näiteks Smart-mudel. Smart-mudelit on hea meelde jätta ja kasutada abivahendina konkreetsete tegevuse eesmärkide seadmisel. Mis see Smart siis ikkagi on? Spetsiifiline. Mida te täpselt soovite saavutada? Parandada digipädevusi on liiga lai. Mida see teile tähendab? Kas uute digivahendite kasutamist, õpilaste programmeerimisoskuste parandamist või hoopis küberturvalisuse teadmiste suurendamist? Mida täpsem, seda parem. Mõõdetav. Kuidas te teate, et olete eesmärgi saavutanud ning mis ulatuses? Mõõtmine aitab tulemusi hinnata. Hea eesmärk ei ole pelgalt rohkem, vaid näiteks vähemalt 20% võrra või 15 õpetajat saavad koolituse ja rakendavad X-metoodikat õppetöö läbiviimisel. Saavutatav. On see eesmärk realistlik ning kas teil on piisavalt ressursse selle saavutamiseks? Liiga ambitsioonikas eesmärk võib projekti uhkutada. Asjakohane. Kas see eesmärk on teie asutuse õpetajatele ja õppijatele ning tegelikele vajadustele vastav? Eesmärk peab looma reaalset väärtust. Tähtajaline. Mis ajaks eesmärk saavutatakse? Eesmärk peab olema kokku lepitud ajaraamis mõõdetav. Näiteks 2026. aasta lõpuks on partnerkoolide eeskujul koostatud ja asutuses rakendatud ühtne juhendmaterjal hübriidõppe korraldamiseks, mis toetab õpetajate ühtset arusaama distants- ja kontaktõppe ühendamisest. Siin on näha, mida, kuidas ja mis ajaks tehakse. Mida konkreetsem, seda parem. Selle näite puhul tuleks juba enne juhendmaterjali koostamist kaardistada, millised väljakutsed õpetajatel hübriidõppe rakendamisel on. Sellele toetudes on võimalik koostada juhendmaterjal, mille rakendamist saab hinnata seeläbi, kas väljakutsed on lahenenud tänu juhtmaterjali koostamisele ja heade praktikatega tutvumisele. Kõiki väljakutseid ja kitsaskohti ei saa Erasmus+ lahendada. Keskenduge neile, mis on teie asutusele kõige olulisemad ja püstitage eesmärke, mis on saavutatavad õpirännatel õpitava toel.